käes on kannatagi Ago Pärnust. Isiklik rekord 5.35.14 on küll selgelt kõige nõrgem, aga tema sooritus poolfinaalis oli Traplas sel hooajal väga stabiilne, ujunud ikka sinna 3 minuti kanti. Isiklik rekordki 3.00.00. Ott Tartust, tulevikulootus. Noorim osaleja aga teinud juunioride seast kõva tõusu just sellel hooajal. Isiklik rekord on alla 5 minuti. Indrek Tapalt, no jah, kes siis veel kui mitte Indrek Tapalt, aga need varasemad tulemused ei maksa täna mitte midagi. Rahvas elab omas rohkem kui elu. Võistlejate traditsioonilised stardieelsed rituaalid ja nüüd rahvas hoiab hinge kinni, saal hoiab hinge kinni, kogu rahvas hoiab hinge kinni. Stardisignaal on antud, alanud on võistluse esimene etapp, mis kuulub selle ala juurde, Eesti ujumise juurde. Ära tuleb juua pool liitrit viina, stiilipunkte siin koguda ei ole vaja. Tähtis on tempo ja ennekõike muidugi mahud ja veel kord mahud. Ott, muide, kui huvitav fakt, väljaspool seda kuninglikku ala Eesti ujumist on tegu täiskärsklasega. Ütlesin küll, et stiilipunktid siin ei loe, aga soliidsust säilitades ka sellel raskel hetkel näete Märti. Ja siin, millises tempos liigub Ago. Happukurk, ainus lubatud abivahend. Kohtunikud on sellega hoolega üle vaadanud, et sinna ei oleks pistetud midagi. Seerida stardiasend ja see on võistluse üks raskemaid momente. Võiks öelda, see ongi kogu jõukatsumise üks võtmehetki. Väga paljud on pidanud alla vanduma just selles faasis, aga nemad ei ole ka finaalis. Siin on ju 4 kõige kangemat, aga ka neil on raskusi. Kus on pukk? Kuhu minna? Ei ole kätes seda jõudu, ei ole jalgadeski. Aga tuleb minna. Kas nüüd on kõik kohtunikule meelepärane? Kas võistlejad on stardiasendi kätte saanud? Jah. Kõlas vahestardisignaal. Väike hetk peataolekut, aga juba favoriit kogub ennast ja asub teele võidu suunas. Ago samal ajal stardipukilt lahkumata on mees põrandal ja see jäi tema viimaseks stardiks. Võistlus aga kestab. Märt kokkupuutel veega uppus tema, võib-olla isegi enne. Indrek, suurmeister, on startinud väga võimsalt, tõsi küll, suund ei ole päris see, mis ta olema peaks, aga see ei kahanda tema soorituse väärtust, soorituses ära. Taamal on näha, et üllatuslikult on rajal veel Ott Tartust, kes ujub koera, aga kuidas? Samal ajal publik elab kaasa ja mida me näeme? Indrekul on ilmselgeid raskusi ja ruudulik kohtuniku käes näitab võistluse enneaegset lõppu. Ott on võitnud, on uus meister puhtalt sellega, et pidas lõpuni vastu. Rahvas on hullumas, ei ole kedagi, keda see draama ei jätaks ükskõikseks. Milline üllatus, millised emotsioonid, siin ei ole vaja enam ennast tagasi hoida ja Ott paneb hinge alla veel pool liitrit viina, see on juba traditsiooniline võiduviin. Ja mida teeb Ott? Kuhu läheb Ott? Veel võimas ja uue meistri väärline võidukarje. Milline ootamatu pööre tänastes sündmustes. Ott tormab välja, külma kätte, lumme, ei, autosse. No kuhu nüüd Ott, kuhu ometi? Aga mida teeb Ott? Ott näitab, et suudab veel kiirendada liikudes ainult temale. Ainult Otile see on pustav võistlus. Ott saab meistritiitli ja postuumselt ka Eesti ujumise kuulsuste halli. Teised mehed tulemust kirja ei saanud.